Tervist, sõbrad! Kena suvepäev on, võiks midagi grillida. Aga ma pärast grillingi. Aga enne ma käisin täna turul ja ostsin angerjat. Angerja hooaeg, ma ei oska nüüd öelda, millest see tingitud on. Aga hirmsaks angerja müügiks läks kevadel ja mõtlesin, et mina ei hakka Võrtsu äärde sõitma, et seal 12 eurot kilo osta. Ostsin turult 18 eurot. Noh, kas tasub see sõitmine? Jah, kui tuua 100-200 kilo, siis küll. Aga mina ostsin 5 kilo angerjat. Mis ma nendest teen täna või homme? Ma isegi ei tea. Variante on 2. Kas ma panen suitsuahju või marineerin. Või teen mõlemat. No vaatame, mis nägu need angerjad on, ega nad mingid hirmus suured voolikud ei ole. Noh, igasuguseid on siin. Aga enne peaks siis angerja lima maha saama, angerjad puhastama. Et kui saab elusat angerjat, siis raputatakse neile soola peale, siis noh, see on selline jõhker. Loomakaitsjad kindlasti tõusevad tagajalgadele, kui seda kuulevad. Aga siis soolaga tapetakse ja siis nad seal valust väänlevad ja vingerdavad ja nühivad ise omal selle lima maha. Aga mina looma piinamisega ei tegele. Mul on siin juba siis surnud angerjad, aga lima on vaja ikka maha saada. Ja mul on 5 kilo. Pidasin täna nõu ühe sõbraga. Tema ütles, et tema teeb niimoodi. 10 kilo angerjat, kilo soola. Ja paneb õhtul peale, segab aeg-ajalt ja hommiku võtab välja, puhastab. Noh, mul on praegu lõunaaeg, mingi kell 12. Ja vaatame, õhtul puhastan ära, kui kaua see kõik aega võtab, kas ma hakkan täna neid purki ajama või suitsuahju või siis lihtsalt puhastan ära ja homme jätkame. Aga vaatame, üks päev korraga. Aga nüüd panen siis soola peale. Pool kilo soola 5 kilole. Ei hakka käsi siin limaga kokku tegema. Mõtlen, et solberdame selle lusikaga. Sõber John rääkis, tema paneb vispli trelli otsa ja siis vispeldab neid niimoodi ringi. No silmu ma olen ka teinud, jah. Silmu käib samamoodi. Silmud on muidugi väiksemad. Ämbrisse sool peale ja siis kaikaga keerutad ringi. No näete, juba sool läheb limaseks. Mõned on täitsa prisked. Vaatame, mis neist saab. Aga purki panemiseks ongi pigem sellised väiksemad angerjad paremad. Ei ole ju suur jurakas, seda on juba ebamugav ja kuidagi paigutada on raskem purki kui neid väiksemaid. Hea küll. Ma nüüd viskan rätiku peale, jätan nad siia, tegelen muude asjadega ja aeg-ajalt käin solberdan. Ja niimoodi õhtuni välja. Õhtu on käes, aeg on hakata kalu puhastama. Ma käisin, solberdasin, proovisin, ega see lusikas nüüd suurem asi ei ole. Ikka käsi sisse, nii sai kõige paremini. Aga noh, nüüd on see töö tehtud. Ja kus juures käsi ei läinudki nii limaseks. Lasin aiavoolikuga üle ja oligi korras.
aga nüüd tõmbame selle soola ja limajäägid maha. On siin selleks puhuks jäterätikud abis. Vaatame, kuidas see meil õnnestub. Kala on ju libe. Äkki peab mingi konksu külge riputama. Võtan siit rätikuga siit kinni. Silmu ma puhastan niimoodi. No võib paberiga ka puhastada. Aga vaatame, mis meil siin, kuidas kujuneb. Nii. Päris hästi. Kulges üks. Kõigepealt tõmban nad puhtaks ja siis lõikame sisikonna välja. Noh, ei ole suur, ei ole väike, igal juhul mitte väga väike. Või mis teie arvate? Olen näinud pilti, kus on meestel võt selline angerjas maani. Silmu puhastamisel mingid vennad räägivad, et peale seda, kui on soolas olnud, lasevad survepesuriga soola maha. Ot seda trikki ma ei ole proovinud, vist ei proovi ka. Millalgi 90-ndatel ma viitsisin siin merel käia ja võrku panna ja põhjaõnge ja ei olnud ka see asi niisama, et saad loa. Õnneks on mul tõesti siit on mereni 200 meetrit ja see oligi piir, et võrguloa saavad need, kes elavad 200 meetrit või lähemal. Siis igal aastal pidi koha peal käima, näitama plaani, et sa tõesti mahud sinna. Ja ma panin ka põhjaõnge. Ja ütlen ausalt, mitte üks kord ma ei jäänud ilma angerjata. 100 konksu, kas või üks angerjas, 2, aga iga kord sain. Kas oli siis vihmaussiga, teinekord panin kilutükkidega sai hästi lesta, suurt lesta ilusalt. Võrku tuli selline keskmine ja väike ja mõni üksik suur ka, aga kilutükkidega ma jätan 100 konksu ja ligi 50 oli siis külge haakinud. Et päris hea protsent. Ühe korra läksime põhjaõnge välja võtma ja võtan järjest ja vaatan võrgulipp seal ja näen, kajakas istub vees ja nöör on suus. No mingi kala oli siis seal põhjaõnge otsas, madalale panime põhjaõnge. Mingi kala oli otsas ja siis ta sukeldus ja neelas selle alla. Ja siis oligi niimoodi. Nöör suus ja konksuga kala kõhus. Ja mida lähemale jõudsime, seda tigedamaks ta läks. Arvas, et tema elu kallale kiputakse. Ja ega kust siis meie selle konksu kätte saame, ega ei saanudki. Lõikasime selle nööri läbi ja lendas minema. Aga kajaka sisikond on nii võimas, et see vist seedis selle konksu ära. See operatsioon on edukalt läbi viidud. Järgmiseks tuleks soolikad välja võtta. Proua tuli koju ja pidasime plaani. Lähevad kõik suitsu.
olin küll valmis marinaadi tegema ja purki panema, aga seda teeme teinekord. Nii, soolikad välja. Tuleme siis siit värakust sisse. Natukene siia poole ka. Olen toonud vist ühe teelusika. Parem sealt seest kaapida. Lõbused ka välja. Ma ei tea, kas nad segavad või ei sega. Annab maitset või. Aga kui väljas on, siis ei anna kindlasti. Võib-olla suitsukalal ei ole lugu. Nii, pärast puhastan ära veel sisikonna või kõhukoopa. Ja nii see läheb. Aga ma siin puhastan nüüd lõpuni. Ja täna ma ei hakka suitsutama. Kell on õhtu. Võib ka nii öelda. Ja nagu te minu eelmisest videost nägite, ma tegin tomatisalatit ja grillliha kõrvale hakkan liha grillima ja õhtut nautima. Aga homme siis ajame suitsuahju tigedaks. Ongi käes uus päev ja hakkame suitsutama. Ahi on soe, isegi natuke liiga soe, aga küll ta jahtub, kui ma siin sehkendan. Ja täna ei ole muud, kui tuleb jälgida temperatuuri, nagu ikka kalaga. Aga angerjaga on veel eriti tuleb jälgida. Ma püüan 80 kraadi peal hoida. Kui lasta temperatuur kõrgemaks, siis tal kisub lihtsalt kõhu niimoodi laiali. Noh, ega ta seepärast vähem söödav ei ole. Ainult kaubanduslik välimus kannatab. No saame näha, vaatame. Ja angerjal pidi tugev nahk olema. Ajan siit konksu läbi ja ma loodan, et nad alla ei kuku.
konksud küljes ja lähevad ahju. Ja nagu kalaga ikka, tuleb enne lasta tal kuivada praokil uksega. Aga ma mõtlesin praegu siin käigu pealt välja. Ma teen veel sellise triki, et tõmban enne ahju panekut veel korra rätikuga üle. Sääsk. Et teen nagu eelkuivatust. Hoian igaks üks teise rätikuga, et konksu läbi naha ei tõmba. Oh. Läks tööle. Ja siia panen ka ühele termomeetri sisse, mida ma kalaga ei ole varem teinud. Aga jälgime seda angerja temperatuuri siis kuni 68. Ja ongi kõik. Uks praokile ja kuivatame. 80, jah, ma ei lase üle. Kuivatan 80 kraadiga. Võib-olla nii paarkümmend minutit, pool tundi, eks ma vaatan kalale otsa. Näitab 84, angerjas on seest 34, 35. Selline vaikne tuluke. 20 minutit on nüüd kuivanud. No näete. Nahk on praktiliselt kuiv. Võib-olla paar minutit veel. Või on sellel mõtet? No natuke mingi niiskuse läige, aga sabaotsad juba kuivavad. Hakkan suitsu andma. Panin siibri koomale, et kamber oleks suitsu täis. Näete, surub ukse vahelt välja. Ja nii tuleb siin kogu aeg passida. $74, kala on seest 45. Vaikselt edeneb tasa ja targu.
Viskaks pilgu peale, kas kalad ikka ripuvad. Äkki on alla sadanud. Ripuvad. Vägev, pilt on ilus. Väga ilus. Okei, teeme lõpuni. Viskas juba korra 68 ette. Ilmselt on valmis. No näete. Täitsa kena. Võtan välja. Nagu näha, ei ole kõht sugugi laiali tõmmanud. Ilusasti koos. Improviseerisin siin väikese ajutise riputuskoha. No saab näha, mis ta maitseb. Välimus on küll ilus. Lootsin saada 1 tunniga, aga kulus 3 tundi. Nägite ise, kuidas ma siin temperatuuriga mängisin, hoidsin 80. Ei oleks ma termomeetrit kalasse lükanud, oleks ma ammu välja võtnud. Aga nüüd ma ootasin, millal see 68 tuleb. Ma ei tea, kas nad on ära kuivanud või... Aga eks siis paista, kui degusteerimiseks läheb. Nüüd nad siin natukene tuulduvad, pärast viin peitu, et siin külakassid ja varesed kallale ei tule ja õhtul, ma arvan, degusteerime. Õhtu käes. Tänases degusteerimiskomisjonis sooviksid vist paljud olla. Kas ei ole ilus pilt? See kindlasti on väärt üht laiki seal all. Ja kes ei ole mu jälgija, siis hakake veel jälgijaks. Äkki kunagi loosin angerja välja jälgijate vahel. Aga enne vaatame, kas mul üldse õnnestus. Ma olen angerjat varem suitsutanud ka. Nagu ma rääkisin, siin meres põhjaõnge pannud ja siis koos lestaga. Aga ega ma ei ole seda tehnoloogiat niimoodi jälginud. Eks ta läks laiaks ja 100 kraadiga, aga nüüd ma ikka hoidsin ja sellepärast võttis see siia aega. Aga ei ta ole laiaks läinud. Tegin kähku pildi, panin Facebooki üles. Ja juba tuli küsimus, kas nahk on kõva. Ma ei tea, ma ei ole veel proovinud. Aga kohe saame teada ja no karta on, et ta võib olla. Sest angerja nahk on tugev, selline kõva ja sitke. Aga ei pea nahka sööma. No, õlu on valatud. Aeg on hakata konsumeerima. Muidugi see aroom ikkagi mul läks 3 tundi aega ja selle väikse tulega
pidevalt pidin summutama siibriga, siis ta enam ei põlenud ja ainult suitses, nii et suitsu tuli, aga kohe saame teada, mis ta on. Võtame siit keskelt, no nahk ongi tugev. Tükk tegu oli, et läbi lõigata. Ilmselt vanemad, kogenumad angerja suitsutajad juba teavad neid riske. Nii, kuidas siis angerjat süüakse igat moodi. Olen näinud, et lõikavad selja pealt lõhki, tõmbavad naha maha. Ma ei tea, proovime, kas õnnestub. Samas nahk on tugev, et see ei pruugi õnnestuda ja nuga peab terav olema. No, tuleb meelde vana hea uppunud Estonia laev. Seal Rootsi lauas oli alati suitsuangerjas. Hästi rasvane on see kala. Teine asi, mis üks asi oli nahk, selge, nahk on tugev, ei pea nahka närima, see on tõesti, sellest ei või rihm. Ja soolasus, mõtlesin seda soolasust, et niimoodi öö otsa või päev otsa hoida soolas. Et olen lugenud erinevaid meetodeid, et soolaga lima maha ja soolikad välja ja siis paned eraldi soola seal, ma ei tea, 3 tunniks. Ma tegin praegu ühe soolamisega, millega lima maha võtta ja ma ütlen, soolasus on täpselt paras. Nii nagu sõber John mulle soovitas, suur tänu, see on õige meetod. Aga taaskord ütlen, mina teid ei õpeta. Ma näitan, kuidas mina teen. Eriti kalasuitsutamine. Sest igasugu kalamehi, rannakalurid ja kõike on nii palju, kes teavad seda asja paremini. Te muidugi kirjutage, kuidas te teete. Et mul tuli välja küll, aga äkki on paremaid meetodeid. Maitse on super. Ega seda angerjat nüüd iga päev ei söö, tõsi. Ja kala on kallis. Kala on üldse kallis ja angerjas on muidugi odavam kui lõhe praegu, mis on omamoodi kummaline. Aga kui juba korra sellist kallist kala ostad, siis ikka püüad teha nii, et ta õnnestuks. Nii ma vahtisingi seal suitsuahju juures seda elektroonilist termomeetrit ja seierit ja väike lahknemine oli ja tegin aeg-ajalt ukse lahti, et ega nad alla ei ole kukkunud, aga võib rahul olla. Kui te nüüd arvate, et ma pistan üksi need kalad siin nahka, siis päris nii see ei ole. Neid ma pakun üle homme oma kohvikute päeva meeskonnale, kes olid mul abis, selle mahtra vastu pidasid. Toimub selline tänuüritus ja siis on mul hea meel neile angerjat pakkuda. Aga teile soovin kõike head. Suvi on käes, peaks jälle liha tegema. Igasugu variante on, aga küll ma midagi välja mõtlen. Varsti teeme jälle midagi huvitavat. Kõike head.